Itaalia vastas täna karmilt alandavatele solvangutele, mida räpane propagandist Solovjov suust välja ütles Itaalia peaministri Giorgia Meloni aadressil. Kuid Itaalia vastus ainult ärritas venelasi veelgi. Juba isegi Venemaa välisministeerium hakkas Itaalia aadressil solvangutega loopima, kuigi siin pole midagi imestada. Kuid kogu selles skandaalis üllatas mind üks asi. Ei, muidugi mitte venelaste sõnad. Ma tean juba ammu väga hästi, et see on metsik rahvas ja neil pole mõtet midagi muud oodata. Mind üllatas see, et Itaalia välisministeerium kutsus Venemaa suursaadiku Aleksei Baramonovi välja seoses propagandisti Vladimir Solovjovi solvavate avaldustega riigi peaministri Giorgia Meloni kohta. Mind üllatas see, miks Itaalia pole siiani neist venelastest oma riigis lahti saanud ja laseb veel välismaalastelgi seda teha. Peamine küsimus on, miks Itaalia, pole siiani need villad maha lammutanud, milles Solovjov ostis Itaalias juba enne sõda. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like, kirjutage selle osa alla oma kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, mille link on selle video kirjelduses. Nii, ma püüan seda lugu võimalikult vaoshoitult esitada, et mitte sarnaneda metsikute pesemata venelastega. Hiljuti sai teatavaks, et Itaalia välisministeerium kutsus välja Venemaa suursaadiku Aleksei Baramonovi seoses propagandisti Vladimir Solovjovi solvavate avaldustega Itaalia peaministri Giorgia Meloni aadressil. Itaalia välisministri Antonio Tajani teates öeldakse, et Baramonovile esitatakse ametlik protest seoses, tsiteerin, äärmiselt tõsiste ja solvavate Solovjovi avaldustega. Minister Tajani avaldas samuti toetust peaministrile ja kinnitas täielikku solidaarsust temaga. Siin märgin lühidalt, et Solovjov solvas oma saates Melonit itaalia keeles. Seejärel nimetas teda vene keeles, tsiteerin, fašistlikuks elajaks, kes reetis oma valijaid ja on inimkonna häbiplekk. Samuti väitis ta, et Itaalia peaminister, tsiteerin, reetis Trumpi, kellele ta varem oli truudust vandunud. Ja varem teatas Itaalia president Sergio Mattarella oma solidaarsusest Meloniga ning nimetas Venemaa propagandisti sõnu labasteks. Giorgia Meloni reageeris Solovjovi avaldusele märkides, et, tsiteerin, usin Putini režiimi propagandist ei ole õigustatud andma õppetunde järjekindlusest ja vabadusest. Erinevalt teistest ei manipuleeri meid keegi. Meil ei ole peremehi ja meile ei anta käske. Meil on ainult üks suunanäitaja, Itaalia huvid. Venemaa suursaadik Itaalias Aleksei Baramonov nimetas oma kutsumist Itaalia välisministeeriumisse löögiks posti. Tema sõnul ei ole ükski Venemaa juhtkonna liige teinud halvustavaid kommentaare ei proua Meloni ega Itaalia aadressil. Kuigi siin Baramonov, nagu tüüpiline venelane, muidugi valetab. Aga kõigepealt tsiteerin seda Aleksei Baramonovit. Maevalt või praegust põhjust välisministeeriumisse kutsumiseks pidada diplomaatilises praktikas tavapäraseks. Tuntud Venemaa ajakirjaniku sõnad, olgu ta siis väga andekas ja rahva seas populaarne, kõlasid tema enda isiklikul veebikanalil. Aga siin pani Baramonov, nagu ta ise ütles, puusse. Asi on nimelt selles, et Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zaharova teatas, et tema mõttetu arvamuse kohaselt lubasid Itaalia diplomaadid aastaid, et USA-le ja Suurbritanniale orienteeritud lääne meedia peseb neil ajusid. See oli tsitaat. Zaharova arvab, et Itaalia on anabioosi seisundis ja tal on aeg endalt küsida, kummal poolel ajalugu ta seisab. Nii et see on juba Venemaa välisministeeriumi ametlik avaldus, või siis Baramonov ei saanud päris hästi aru, kes see Maška Zaharova on. No üllatav. Ja need Solovjovi sõnad peaministri kohta ei jäänud Itaalia meedial märkamata. Eelkõige kirjutasid Meloni aadressil tehtud solvangutest La Repubblica, Domani, uudistagentuur ANSA ja nii edasi. Selliste avalduste lubamatuse kohta ütlesid sõna endine peaminister Giuseppe Conte ning riigi ringhäälingu järelevalve parlamendikomisjoni juht Barbara Flank. Meloni toetuseks astus isegi välja opositsioonilise demokraatliku partei juht Elli Schlein. Ja teate, mis on kõige naljakam?
Vladimir Solovjov on kogu metsiku ja pesemata Venemaa peegeldus. Ma põhjendan oma sõnu kohe selgelt. Ma lihtsalt tuletan meelde, et detsembris pälvis Solovjov Isamaa eest teenete eest 3. järgu ordeni. Ehk siis. Ja just sellised kangelased ongi täna Venemaal. Kordan veel kord, see on riiklik teenete orden Isamaa ees. Aga mida ta veel ütles Meloni kohta? Mille eest ta sellise ordeni sai? Solovjov nimetas oma emotsionaalse teleesinemise ajal Melonit, tsiteerin, sertifitseeritud idioodiks ja halvaks naiseks. Kasutades itaalia ja vene keelt, kasutas propagandist Meloni kohta väljendit puta Meloni. See on sõnamäng sõnaga puttana, mis tähendab, nagu te teate, prostituuti. Lisaks väitis Solovjov, et Meloni, kes on olnud võimul juba 4 aastat ja loodab võita ka 2027 aastal, on tsitaat inimkonna häbiplekk. Lisaks süüdistas propagandist Solovjov Itaalia peaministrit varasematest natsionalistlikest ja populistlikest seisukohtadest taganemises. Järgneb veel üks Solovjovi tsitaat. Meloni on fašistlik riik. Kaabakas, kes reetis oma valijaid, sest läks valimistele hoopis teiste loosungitega. Reetmine on tema teine nimi. Ta reetis ka Trumpi, kellele ta varem oli truudust vandunud. Esiteks, Solovjov on segaduses. Peale Venemaa ja sarnaste diktaatorlike režiimide ei vannu keegi kellelegi truudust. Me ei ela keskajal. Tema on harjunud sellega, et peab käima ja lakkuma Vladimir Putini kingi ning talle truudust vanduma. Muidu tema propaganda ei tööta ja seetõttu kannata selle mustri üle demokraatliku maailma. Ja sõbrad, just selliste sõnade eest naise aadressil, eelkõige naise aadressil, sai Solovjov Venemaal riiklikul tasandil kangelaseks ja isegi auttasu selle eest. Kodumaa eest teenete eest 3. astme orden. See ongi tänapäeva Venemaa. Seetõttu, kui ma ütlen, et Solovjov on kogu metsistunud ja pesemata Venemaa peegeldus, siis siin on teile kinnitus. Ja lisaks tuletan meelde, et seesama Solovjov lubas endale varem solvavaid märkusi blogija Viktoria Bonia aadressil, kes pöördus kiilaka diktaatori Vladimir Putini poole üleskutsega luua otsene suhtluskanal kodanikega ja reageerida liigaaegselt probleemidele, mis venelasi muretsevad. Eelkõige mainis ta selliseid probleeme nagu interneti blokeerimine, üleujutus Dagestanis, kütteööli lekkimine Anapas, kariloomade hävitamine NU-s. Ja selle saate salvestamise hetkeks oli see Viktoria Bonia video kogunud juba üle 30 miljoni vaatamise. Lõpuks rõhutan, nimetas 62-aastane Solovjov 46-aastast Viktoria Bonjat, tsiteerin, eakaks naiseks ja, räbaldunud litsiks. See on, Solovjovi ütlus. Ma ütlen seda praegu ja mul endalgi hakkab ebamugav, et see räpasus, mida venelased välja ütlevad, peab minu suust välja tulema. Aga praegu on naljakas vaadata vene liberaale ja opositsionääre. Kogu see näiline vene opositsioon, kõik need liberaalid ei suutnud teha isegi seda, mida tegi Viktoria Bonia. Ja see on ka diagnoos. Just nii näebki tänapäeva Venemaal välja valjuhäälne protest. Üks naine, kes pole ammu Venemaal elanud, lihtsalt salvestab video. Ja tähelepanu palub Vladimir Putinit. Kõik need küsimused lahendada, unustades täiesti, et just Vladimir Putin ongi kõigi nende probleemide algpõhjus. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada nuppu meeldib. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt tehes annetuse allolevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Selle video juurde või siin samas teie ekraanil oleva QR-koodi kaudu. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõigile head aega.